Kui üks küla toob lavale näidendi, siis on see super saavutus. Kui aga tegemist on muusikaliga, mille tekst, laulud, seaded, dekoratsioonid ja muu sellega kaasnev on oma rahva poolt loodud ja tegemist on oma külalooga, siis on see midagi väga-väga suurt ja täiesti oma. See on parim mainekujundus, mida üks kogukond võib ise enda jaoks teha. See idee tuli ükskord lauluproovile sõites vist Sangastisse või võib-olla täpselt ei mäletagi, aga me olime bussis ja järsku ma ütlesin oma laulukoori liikmetele, et aga miks me ei võiks teha midagi toredat koos ja see võiks olla muusikal. Meil on Pukas olemas selline tore rahvas, kust on võtta igat masti inimesi. Äkki te leiate mõne mehe, kellel on rohkem meha? Segakoori U-tuur praegusesse koosseisu kuulub 16 liiget. Mõtlesime, mida teha Puka kooli aastapäeval ja tuli selline mõte, et võiks vilistlased kutsuda kokku aastapäevale laulma. Saime kokku ja tegime selle kooli aastapäeva ära ja siis mõtlesime, et miks me peame lahku minema. Võiksime edasi laulda. Suurim õnnestumine oli osaleda 2014. aasta üldlaulupeol Tallinnas, kus koorimehed kandsid kohalike pritsumeeste mundreid, mis olid tehtud muusikali lavale toomiseks. Vormid on tehtud ka originaali järgi. Nii et need ei ole päris üks vorm oli alles koduurijal Elmar Maasikul ja tema käest saime siis selle päris vana originaalvormi ja kiivri. Käisime ka laulupõllendega. Elevust oli palju. Elevust oli palju. Naised jäid tagaplaanile. Hüüti kogu aeg, et elagu Puka pritsimehed ja mina siis pidin õnnetult hõikama seal kõrvale, et aga naised ikka ka.